Oskate te kasutada seda või oskate seda tuletada sealt? Teoorias ma arvan, nuputab välja, aga muidugi mingit sellist tuletamist ei ole näinud. Okei. Ta oli kuskil ülesanne, ma mäletan. Ma olen seda kellelegi teist seletanud trepi peal vähemalt. Seega ma tean, et see oli ülesanne kuskilt praktikumist äkki. Aga küsimus oli, et kas saab kasutada, seega võib kasutada. Selge, hästi. Ja siis võib-olla, et kui on sõnastatud selline ülesanne, et leida funktsiooni tuletis ja funktsioon iseenesest on pidev kogu oma määramispiirkonnas. Aga kui juhtub nii, et funktsiooni tuletisel on mingisugune katkevus kuskil, siis kas see katkevuskoht tulebki tuletisest siis välja jätta, tuletise määramispiirkonnast? Sest üks näidislahendus, mis me praktikumis tegime, see oli siis 16 nädala praktikum ülesanne 4. Seal juhtuski nii, et tuletisel esines katkevuskoht, mis oli hüpe ja praktikumi juhendaja jättis lihtsalt siis tuletise määramispiirkonnast selle hüppe koha välja. Aga kas siis niimoodi peabki tegema, isegi kui tegelikult selle hüppe koha peal oli väärtus olemas? Kui see tuletis seal on määratud, siis oleks ilus muidugi sellest tuletisest rääkida selles punktis eraldi. Sellisel juhul te ei ole ju leidnud tuletist kui funktsiooni kogu ulatuses, kui te selle täiesti välja jätate. Nõus? Okei, hästi. Siis me ise mõtlesime ka, et kuidagi nagu imelik jääb, kui lihtsalt see katkevuskoht sealt välja jätta, kuigi seal katkevuskohal see tegelikult oli määratud tuletis. Aga selge siis teha. Nende katkevuskohtadega ma pean täpsustama seda. Vaadake, kui me rääkisime funktsiooni katkevusest, siis see katkevus oli tegelikult laiendamisel, selle funktsiooni määramispiirkonna laiendamisel oluline. Mõistate? Jah. Seal praegu on nüüd kaks võimalust, kas tegelikult seda tuletist ei olnud seal või see tuletis on olemas, kui seda tuletist nii-öelda anda talle mingi selline täiendav väärtus seal esimest liiki katkevuspunktis. Mõistate? Jah, selles oligi lihtsalt see praktikumi juhendaja lahendus tekitas natuke küsimust, et mis seal toimus. Aga selge, siis teame, et tuleb välja kirjutada. Okei. Aga siis aitäh, minu poolt oleks kõik. Võtke heaks. Teised keegi? Julgesti, kui on küsimusi. Kirjutatavaks. Nii nagu piirväärtuse puhul ikka, piirväärtus võib olla lõpmatus või miinuslõpmatus ka, nii ka tuletis võib olla lõplik või lõpmatus või miinuslõpmatus. Küsimus oli praegu kirjalikult, mis vahe on tuletisel ja lõplikul tuletisel. Kas te saite vastuse? Tema sai vastuse. On veel küsimusi? Mul on vist võimalik isegi siin neid praktikumi ülesandeid lahti võtta, kui vaja kellelgi. Küsige ikka ise.
meid on üle 20 ja me ei küsi. No, mul on natukene vaja siis siiberdada. Siin oli küsimus praegu praktikum 11 ülesanne 5-6. Kas te ise saate näidata seda mulle? Ma võin lubada teil jagada või ei saa? Okei, ma lähen samal ajal võtan Overleafist selle endale, et 11 praktikum. Natuke läheb võib-olla aega. 11 praktikum. Kuna need praktikumid on eraldi kõik kompileeritavad, nüüd ma näen seda alles. Nii, vaatame. Ma kohe võtan selle Haine kriteeriumi, aga praegu praktikum 11 ülesanne 5-6 oli küsimus. Mis seal on? Piirväärtus on vaja leida. Kas teistel on sees? Tambetilt oli küsimus. Öelge, Tambet, mis seal teil selles küsimusi tekitab praegu? Saate te rääkida või ei taha? Tambet. Seal on teil piirväärtus, X läheneb 2-le. Nõus? Oota, äkki ma saan seda ka jagada. Nii. Ma teen selle isegi suuremaks. Näete? See on nüüd 11-5-6, jah? See 5-6 on see, et piirväärtus X läheneb 0-le, jah? Vabandust, mitte 2-le, ma vaatasin 5-5. Nii. Kas teil mingi mõte on seal? Selle nimetajaga on asi lihtne, selle saaks asendada X kuubiga seal. Olete nõus? Tambet. Aga mis teil nimetajaga või lugejaga on? Kas te seda oskate teha? Lugejat natukene teisendada? Seal ei ole nii, et tangens X asendate X-iga ja siinus X-iga, aga kujutage ette, ma näitan teile oma kaamerat praegu tegelikult telefonist paberit. Sobib? Ma kirjutan selle siia välja. Ma panen siia nii. Ma loodan, et kuulete. Okei. Nii, mu paberit näete ikka. Kurat ka. Ma pean käes hoidma.
naturaallogar. Ma tahan hoida nagu kahte asja lahti. Nüüd vist kuulete normaalselt. Nii. Nimetajas te võite selle naturaallogaritmi asendada x kuubiga. Olete nõus, Tambet? Nüüd lugejas seal on võimalik mängida natukene. Kui te võtate näiteks, siin on siinus x jagatud koos-sinus x-iga, eks ole? Miinus siinus x. Nõus. Aga siin on võimalik ka tegelikult seega siinus x ette võtta, aga siin on võimalik ka sellest esimesest tangents x ette võtta. Mõlemad viivad sama asjani tegelikult. Ma võtan siin selles esimeses tangents x-i sulgude ette. Kui tangents x võtta teguriks, siis tangents x on asendatav x-iga selles protsessis. Nõus? Seega see on asendatav siin põhimõtteliselt x-iga, ta on praegu tegur. Ja siin on üks miinus ja mis siia jääb? Siia jääb siis koos-sinus x. Nõus. Nüüd selle 1 miinus koos-sinus x-i saate ja sellega saate mängida selle poole nurgaga. Sest 1 on võrdne koos-sinus ruut x kahendiku pluss siinus ruut x kahendiku. Ja koos-sinus x on mõeldud, et see on koos-sinus 2x kahendikust. Ehk siis koos-sinus ruut x kahendiku miinus siinus ruut x kahendiku. Nõus. Ja kui siit need ära lahutate, siis teile jääb tegelikult siia, selle võite kirjutada, et see on 2 korda, kui ma õigesti näen siin praegu, et see on 2 korda siinus ruut x kahendiku. Nõus. Ja nüüd te oskaksite vist edasi mängida seda. Tambet, saite aru? Hallo, Tambet. Tambet, saite aru või? Seega, teil ei ole kuulda. Oodake, ma vaatan korraks, miks ei ole kuulda. Mul on heli. Okei, ma sain aru, et teil on mikrofoniga mingi jama. Igal juhul lõpuni saite aru, eks ole, kuidas seda teha. Ehk tegelikult, kui siit nüüd see siinus ruut x kahendiku asendada nüüd millega? See siinus x kahendiku on asendatav x kahendikuga, seega siinus ruut x kahendiku on asendatav x ruut neljandikuga, x kahendik korda x kahendikuga. Seega siin on tegelikult piirväärtus, mida on vaja leida, on nimetajas on x kuub, seal üleval on üks x ja see 1 miinus koos-sinus x on 2 korda ja siia tuleb x ruut neljandikku veel. Nõus. Ja nüüd need x-id kakute maha, vist on vastus 1 kahendik, kui ma näen. Kui ma nüüd viga ei teinud. Okei. Järgmine küsimus siin oli, et kas saaks Heine kriteeriumid piirväärtusega lahti seletada? Kui teil on, ma võtan nüüd selle, jagan siit oma videot. Panen mingi mõistliku pildi. Piirväärtust Heinega lahti kirjutada. Heine kriteerium seletab funktsiooni piirväärtuse leidmist jadadega. Et kui meil piirväärtus, funktsiooni piirväärtus mingis protsessis x läheneb A-le, fx-ist on mingi, ütleme, suur A, siis see Heine kriteeriumiga tähendab seda, et ükskõik milline jada meil määramispiirkonnas A-ks läheb, ükskõik milline jada, mis A-ks läheb määramispiirkonnas, siis
F kohal xn-id on see jada, mis A-ks läheb, siis F xn-ide kui jada piirväärtus on A. Nõus, siin ei ole midagi seletada lahti, et kui meil selles üldises piirprotsessis, kus funktsiooni piirväärtust vaadatakse, ei seletata ära, mis see täpselt see X-i lähenemine A-le tähendab, siis see Heine kriteerium annab sellele nagu täpsema selgituse, et ükskõik milline jada määramispiirkonnas A-ks koondub, siis vastav funktsiooniväärtuste jada, uuesti üks arvjada, fxn-ide jada, piirväärtus on A. Ja seda saab kasutada, tavaliselt kasutatakse seda teisipidi, et näidata, et mingi piirväärtus ei ole see, siis tarvitseb leida selles määramispiirkonnas 2 jada, mis selleks A-ks koonduvad, väikseks A-ks koonduvad niimoodi, et piirväärtus oleks erinev. Siis ei saa funktsiooni piirväärtus olla see A. Oli sellest abi, see on väga üldine. Ja oli küll, aitäh. Kui te tahate mingit konkreetset näidet, mõnikord saab näidata ka, ma olen seda kuskil teooria osas, siin lõpu osas ühes kohas kasutanud ka teisipidi seda Heine kriteeriumid, et näidata, et mingi funktsiooni piirväärtus on midagi, siis ma võtsin tegelikult, tüüpiline olukord on siin see, nojah, et ma olen näidanud seal, et võtnud siis mingid jadad määramispiirkonnast ja näidanud, et see piirväärtus tuli seal alati see. Et siis funktsiooni piirväärtus on ka see sama. Kusagil teoorias ma mäletan ühes kohas, ma kasutasin jadadega kriteeriumit. Andke uus küsimus. Võite ka sealt praksist materjalidest vaadata, et nüüd ma sain kätte, kus nad on. Pidevuse uurimist teha 16 praks kordamine. Okei, ma vaatan, ma proovin selle ka võtta sealt Overleafist lahti endale. Ma kompileerin praegu endale ette selle. Kas teil on mingi konkreetne ülesanne ka seal kordamises, on uurige funktsiooni pidevust, see on ülesanne 1 näiteks, jah? Okei, seal ongi ainult 1 ülesanne. Ma annan teile selle ka ette kohe. Nii. Näete seda kõik, eks ole? Äkki kellelgi on mingit abi võimalik siin anda praegu inimesele? Ülesanne 1, uurige funktsiooni pidevust. Mis seal nagu segadust tekitab teis üldse? Selge on see, et kui X on suurem kui 2, selles osas on funktsioon pidev. Seal on funktsioon X kuup ja selles osas on ta pidev. Nõus. Küsimus tekitab ainult, kas funktsioon on pidev ka punktis 1 ja kas ta on pidev punktis 2. Nõus. Kas te saate, ma ei tea, kas Roman või pange äkki endal mikrofon sisse, siis tekib nagu mingi dialoog, siis ma saan aru, et kas te saate aru või ei saa. Nii, väga hea, aitäh. Esimesed punktid, jah? X1, X2. Ja, aga kas punktis X1, see 1 on täiesti eraldiseisev punkt, funktsiooni määramispiirkond on mis siin praegu? Ongi 1 lihtsalt. Ei, tähendab, üldiselt selle funktsiooni F määramispiirkond on suurem kui ainult 1 punkt. Seal on punkt 1 ja siis on edasi tuleb lõik või poollõik 2 alates kuni lõpmatuseni. Olete nõus? Jah.
Nüüd sealt kahest alates, kus ta on suurem kui 2, seal on funktsioon automaatselt pidev. See, kus x on suurem kui 2, seal on ta pidev. Olete nõus? Jah. Ja punktis 1 on ta ka pidev. Ma küsin, miks? Kui te võtaksite lahti funktsiooni pidevuse definitsiooni, seal on vaja näidata, uurime korraks definitsiooni järgi. Ma kirjutan välja selle definitsiooni või te saate mulle öelda. Seal on ju nii, et iga positiivse epsiloni korral peab leiduma mingi delta. Ma võtan äkki selle kaamera. Siis ma pean selle share'imise ära tegema. Äkki me saame ikkagi sõnadega rääkida praegu. Et iga epsiloni korral leidub delta niimoodi, et kui minu funktsiooni argumendi väärtused on ühele lähemal, seega x-1 absoluutselt on väiksem kui delta, kas siis selle funktsiooni väärtused fx miinus siis see funktsiooni väärtus kohal 1, see on siis 2, kas see absoluutväärtus on väiksem epsilonist? Kas see kehtib iga epsiloni korral? Ma proovin teile näidata nüüd oma paberit. Näete? Otsige mu teine see kaamera ülesse. Näete, Roman? Ma kohe räägin Tambet edasi teiega, me räägime Romaniga praegu. Roman, te näete seda epsiloni tingimust mul telefoni kaamerast? Ei, ma otsin teie kaamerat. 2 Rainist on siin. Leidsin. Okei. Vaadake sealt praegu. Iga epsiloni korral leidub delta niimoodi, et nõus. Siis on funktsioon f pidev punktis 1. See 2 on praegu siin funktsiooni väärtus kohal 1. Aga mida ma tahan öelda on see, et vaadake selleks deltaks, kui te võtate midagi, mis on väiksem kui 1, võib ka olla võrdne 1-ga, siis sõltumata epsilonist siin ainus x, mis seda rahuldab määramispiirkonnas, x peab olema ka siin selle funktsiooni määramispiirkonnas, siis ainus x, mis siin seda rahuldab, on 1 ise ainult, rohkem ei ole. Ja sellisel juhul see on täidetud. Ehk tegelikult funktsioon seal on pidev punktis 1, sest punkt 1 on siin nii-öelda isoleeritud punkt. Öeldakse selle kohta. Nüüd, kui ma lähen tagasi sinna selle ülesande teksti juurde, siis meil jäi ripakile veel see punkt 2 vist seal. On ju? Ja nüüd selles punktis me peaksime samamoodi uurima, aga siin me saame uurida seda niimoodi, et ma küsin, mis on piirväärtus, kui x läheneb 2-le fx-ist. Küsimus on, et kas see on 3. Kui me vaatame, kas ma võtan jällegi oma telefoni kaamera igaks juhuks. Ma loodan, et te näete jällegi mu telefoni kaamerat seda. Või ma pean äkki stopp. Ei, ma jätan selle oma ekraani share'imise praegu lahti, et te võite mu kasutaja üles otsida, kellel on kaamera siin. Nõus? Näete te, Roman, mu telefoni kaamerast seda? Ma otsin seda jälle. Okei, sain. Okei. See piirväärtus fx võrdub 3 on seal vaja kontrollida, aga kui x ei ole 2, siis meil on küsimus, kas x on 1 või x on suurem kui 2, on ju? Aga selles protsessis, kus x läheneb 2-le, me võime eeldada, et me oleme juba ühest möödas nii-öelda. Kui seda definitsiooni vaadata ka, siis siin selle delta võib võtta väiksema ja siis me oleme sellest punktist 1 möödas, kui me 2-le läheneme.
Seega ma võin arvata, et see fx on defineeritud siin praegu selles protsessis mitte 2 või x kuubis, vaid lihtsalt x kuubis. Ja kui ma panen x kuubi siia asemele, siis see piirväärtus ühelt poolt, siin on küsimus, kas see on see 3, siis see piirväärtus on tegelikult 8. See osa on praegu siin 8. Ja ta ei ole 3, seega funktsioon ei ole pidev punktis 2. Nii et funktsioon oli pidev punktis 1 ja kui x on suurem kui 2 kõikjal, aga mitte punktis 2. Saite vist vastuse? Nii, panen oma telefoni kohta jällegi. Võtke heaks. Vaatame nüüd edasi. Kirjalikult tuli siin päris mitu küsimust. Vaatan. Kõigepealt oli Tambet kirjutab, et ei saa mikrofoni kasutada, aga küsimus tekkis ikkagi, kas isoleeritud punkti, näiteks just räägitud ülesande punkt 1 pidevus saab kohe kindel olla ilma tõestamata? Jah, saab. Teine küsimus, otsitakse jagatise piirväärtust. Ernest kirjutab fx jagatud gx-iga ja on teada, et gx-i piirväärtus on lõpmatus või miinuslõpmatus samas protsessis. Kas L'Hospitali reegel on rakendatav parajasti siis, kui fx samas protsessis koondub nulliks või lihtsalt? See L'Hospitali reegel on rakendatav sõltumata nüüd sellest, mida f teeb. Kui nimetaja piirväärtus on pluss või miinuslõpmatus, siis saab seda kasutada kohe. Aga seda ei ole vaja kasutada, kui funktsioon oleks tõkestatud või temal oleks mingi lõplik piirväärtus olemas. Seda on, seda algset piirväärtust fx jagatud gx-ist saaks siis leida otse. Aga kui küsimus on, et kas saab L'Hospitali reeglit rakendada sõltumata sellest, mida f teeb, siis jah, sõltumata sellest, mida f teeb, saab L'Hospitali reeglit seal kasutada. Nii oli see teoreem ka meil sõnastatud. See on natukene selline trikiga, meil tõestus ka ei kasutanud midagi seal selles teises osas, kus see gx läheb, on pluss või miinuslõpmatus, seal see tõestus ei kasuta midagi f-ist, mitte midagi f-ist. Nii et põhimõtteliselt on kasutatav L'Hospitali reegel kohe, aga väga sageli see L'Hospitali reegel sõnastatakse niimoodi, et ka f-i piirväärtus on sellisel juhul vaja, et oleks lõpmatus või miinuslõpmatus. Samas seda eeldust ei ole vaja kasutada. Okei, see vastuse sai. Palun. Küsige julgesti. Ma võtan jällegi, kompileerin seda, ma ei tea ju seda ülesannet üldse. Ma võtan kohe 15 praktikumi. Paneme lihtsalt 15. Ja see oli, küsimus oli PDF oli. Hinnake absoluutset viga, see on 6. 15.4, okei. Mis teil seal nagu segadust tekitab kõigepealt, ma küsin? Et see 4. ülesandes lõigus absoluutse vea hindamine. Aga kuidas te alustasite? Mitu liiget meil on praegu seal ruutjuur 1 plus x-ist nagu võetud? Ei, te vaatate 6. ülesande 4. punkti, ma räägin 4. ülesandest. Vabandust, ma olen möödas seal, jah, selge. Koostage funktsiooni f Taylori valem kohal a võrdub 0 ja hinnake viga lõigus seal. Kuna täpsustatud ei olnud, et kui täpselt me peame seda absoluutset viga hindama,
siis te hakkate, see n võrdub 2 on ka natukene eksitav, kui seda Taylori valemit täpselt ees ei ole, aga meil õnneks siin on Taylori valem seal üleval pool ees, on ju. Nii et meie tahaksime hinnata seda Rn pluss 1, on ju, R3, on ju. Ja sellisel juhul seal on meil mingi selle funktsiooni tuletis, tähendab mingis punktis xi, aga see tuletis on sellest f-ist 3. tuletis. Ja see on kohal xi, on see täpne väärtus ja 3 faktoriaalis on seal all ja siis on veel x miinus 0 on siin kõrval. Ja see on astmes 3. Ma võtan jällegi kas te mu telefonikaamerat näete, kui ma selle kohe panen jällegi? Te peate mu teise kasutaja üles otsima. Jah, näen. Okei, vot see on see, mis on teil täpne jääkliige praegu, aga me ei tea seda xiid ja sellepärast tahetaksegi seda hinnata. Ja nüüd ma hakkan seda tuletist kõigepealt leidma, aga mul oleks vaja hinnata seda absoluutväärtust. Nõus? Nii, nüüd see x kuubis, selle ma võin jätta x kuubiks siia, sest ma muidugi võiksin ta panna niimoodi, et ta on x kuubis. Nõus, niipidi. Sest see on see üks tegur siin absoluutväärtuse all. See 3 faktoriaalis on 6, nii et selle jätame siia. Ja ülesse tuleb siis f-i 3. tuletis kohal xi, absoluutväärtus ja ainuke see tahan hinnata. Põhimõtteliselt on see osa ka hinnatav näiteks ülesse 9. Olete nõus, sest see lõik on 0,5 kuni 1. Aga seda ma ei soovita praegu teha, sest erineva x-i korral see annab mingi lisatäpsuse. Seega ainuke, mis on vaja hinnata, on see. Aga 3. tuletis nüüd, kui f on meil, f kohal x on võrdne koosinus ruut x, siis f-i esimene tuletis suvalises punktis on 2 korda koosinus x korda siinus x. Nõus? Ehk siis siinus 2x. F-i teine tuletis, ma püüan minna 3. tuletiseni välja, eks ole. Üldiselt on F-i teine tuletis siis koosinus 2x korda nüüd 2x tuletis, mis on 2, mille ma võin kõige ette kirjutada. Näete? Ja nüüd see 3. tuletis ka igaks juhuks. See on meil praegu 2 korda ja nüüd see koosinuse tuletis on miinus siinus 2x. Ja veel korrutada 1 2-ga, sest selle 2x tuletis tuleb ka, ehk siia ette tuleb lihtsalt 4. Nõus. Nii et ma võin kirjutada, et see on tegelikult võrdne praegu. See absoluutväärtus on võrdne mul praegu 4 korda. Okei, ma võtan selle siinuse võtan eraldi absoluutväärtuse alla. Seega siinus 2 xiid. Nõus. Jagatud 6-ga ja korrutatud x-i kuubiga. Näete veel, eks ole? Ja nüüd ma loodan, et ma siin kuskil mingit näpukat ei ole teinud. Aga ei ole. Ma loodan, et ma ei ole viga teinud siin kuskil mingit näpukat, kui kellelgi midagi silmas on. Siis see siinus 2 xiid. Me võime ette kujutada seda siinuse graafikut, et äkki siin mingi mõju on sellel lõigul. Siinus jõuab, kui kasvab siin, eks ole, selles osas. Pi pool on siin ja pi pool on väiksem kui 1, olete nõus? Nii et siinus juba natukene langeb, see 1 on siin pool. Jah? Ja siin allpool jääb ta negatiivseks. Siin on, ütleme, miinus 0,5. See piir. Nii et see siinuse osa on siin. Ja nüüd parim üldine hinnang, mis me saame teha, on tegelikult sellele 1 panna. Sest kui me ei tea, kus see xi on, see xi võib olla ju siin tegelikult. Aga siin on muidugi 2 xiid, eks ole. See 2 xiid võib olla selle koha peal. Vaatame, xi on meil tegelikult 0 ja 1 vahel, eks ole, seega tegelikult ta läheb siit edasi veel, xi on meil 0 ja 1 vahel, ta läheb siit edasi veel, sest meil on vaja vaadata nüüd 2-ni välja seda. Kui xi on 0 ja 1 vahel, siis see on, seega ma ütleks alguses kohe pimesi, et selle võiks hinnata üles lihtsalt 1. Nõus. Muidugi võib olla, et
Ei jah, pigem on ta 1. Ja seega see hinnang võiks olla 4/6 korda x kuubis. Kui me tahame seda x-i kaasas kanda, see on õige hinnang praegu. Kui me ei taha seda x-i kaasas kanda, siis me võime kirjutada lihtsalt 4/6, hinnata ka selle x kuubi ära 1. Kui täpselt ei ole öeldud, kuidas seda tahetakse, siis ei ole siin õiget ega valet. Mina eelistan praegu x-iga kirjutada, sest x-iga peab olema ju täpsem. Anja, kas te saite vastuse? Jaa, sain küll. Okei, loodame, et siin näpukat ei olnud, aga see 4/6 on päris suur viga, eks ole, mis tasuks nagu edasi teha. Ma loodan, et siin muu oli nagu õige. Okei, vaatame edasi, ma katkestan selle telefoni kaamera praegu jälle ära. Nii, ma käin natuke ettepoole, mis siin olid. Nii, Katariina küsib, et mis on kriitilise ja statsionaarse punkti erinevus? Statsionaarses punktis on funktsiooni tuletis 0, aga kriitilises punktis ei pruugi ka tuletist üldse olla. Mõistate? Statsionaarne punkt tähendab, et funktsiooni tuletis on 0. Funktsiooni kriitiline punkt on see, kus tuletist, statsionaarne punkt on ka üks kriitilise punkti eriliik. Aga kriitilises punktis võib tuletis olla lõpmatus või miinuslõpmatus või tuletist üldse ei pruugi olla. Saite vastuse, Katariina? Jaa, sain, aitäh. Okei, nii Ernest küsib, et kas protsessis, kus absoluutväärtus x-ist läheneb lõpmatusele, tähendab, et tuleb alati vaadata 2 olukorda eraldi ja võrrelda tulemusi, kui x läheb miinus või pluss lõpmatusse või on näha, et märk ei mängi rolli, siis tohib vaadata ainult ühte protsessi. Ma püüan oma tekstides vältida seda olukorda, kus ma vaatan x absoluutväärtuse poolest läheb lõpmatusse, sest see võib tähendada tõesti mõlemat. Tähendab, ja siis ma tahan kirjutada need mõlemad eraldi. Eks ole? Et meie oma olukorras ju tegelikult oleme vaadanud, vaat sellist protsessi ei ole vaadanud. Mäletate natukene funktsiooni piirväärtuse mõiste juures, me kirjutasime alati, et x läheneb millelegi. See funktsiooni enda argument läheneb millelegi. Meie ei kirjutanud kunagi, et seal on mingi funktsioon omakorda, mingi gx läheneb millelegi. On. Ja siin on täpselt niimoodi nagu kirjutatud, et x absoluutväärtus läheneb millelegi. Ja kui siin veel omakorda see kirjutada piirväärtuse märgi alla, siis see ei lähe kokku meie piirväärtuse definitsioonis või olukordades vaadatud sellega. Et mida see lõpuks siis tähendab? Kas ta tähendab seda, et mõlemat või ühte? Mõistate? Et see on selline mitteühene kirjaviis. Meie kirjaviis oli alati lim mingist fx-ist ja seal all oli x, selle funktsiooni argument läheneb millelegi. Mitte omakorda mingi funktsioon sellest x-ist. Aga selles, kui nüüd siit edasi minna, siis mõni kirjutab niimoodi ja ega midagi ei juhtu. Selles proovitakse vaadata üldist juhtu, et kui x läheb lõpmatusse või kui x läheb miinuslõpmatusse. Ja kui siin tema ütleb, et kui on kohe näha, et märk ei mängi rolli, ma ei tea, mida see täpselt tähendab, et märk ei mängi rolli, et tavaliselt tähendab märk mingit rolli. Et ma ei hakkaks seda, ma ei tea, võib-olla mingi konkreetne näide, et kus see märk ei mängi rolli. Et on ikka vahe, et kas x läheb lõpmatusse või x läheb miinuslõpmatusse. On ainult üks olukord, et kus ma saan kirjutada x-i absoluutväärtus läheb lõpmatusse, aga funktsiooni määramispiirkonnas x miinuslõpmatusse ei saa minna. Siis saab vaadata ainult x läheneb lõpmatusse juhtu kohe. Muidu ma eelistaksin, et mõlemad variandid läheksid eraldi käiku. Vaataks eraldi juhtusid. X läheneb lõpmatusse ja x läheneb miinuslõpmatusse. Siis saab mängida, et näete, et siin tuleb täpselt see sama olukord. Kui vaadeldud x läheneb lõpmatuse juht ja siis taandub see esimesele juhul. Saite küsimuse, Ernest? Okei. Äkki on kellelgi veel küsimusi? Võite suuliselt ka küsida, aga kirjalikult võib-olla tõesti. Millal saaks eksami konsultatsiooni?
ma ei mäleta, mis kuupäevast need eksamid täpselt pihta hakkasid, aga vabalt saab, kui kellelgi on õppimise järgselt küsimus. Ma ilmselt olen jaanuari alguses peaaegu iga päev Deltas. Võite päev ette kirjutada, et tahate tulla, siis ma saan täpse kellaaja teile planeerida. Või kui te näete, et ma olen kabinetis, siis koputage lihtsalt uksele ja tulge sisse. No selge, aitäh. Lihtsalt inimestel on juba siin 6. alates eksamid, aga kui nädal varem saab juba käia, siis on väga hea. No ma arvan, et ma olen ja teisel ma olen võib-olla veel siin rektori vastuvõtul käin ja kus iganes, aga teisel on tavaliselt rektori vastuvõtt. Aga see on õhtul. Selge, aitäh. Praegu liiga vara ei ole eksami konsultatsiooni hea teha, sest siis ei ole veel õigeid küsimusi, et teil on vaja ikkagi nagu viimasel hetkel juurde küsida. Alati saab ju siin nendes Moodlites küsida või mulle otse meil saata. Moodlis oleks parem isegi, sest seal saavad teised ka vastuse hääl. Küsige julgesti. Ma ei näe praegu vahepeal küsimusi. Seoses eelmise küsimusega. Kui vaadeldagi kahte juhtu juhul, kui X-i absoluutväärtus läheneb lõpmatusele ja kui saame erinevad piirväärtused, kas siis lihtsalt piirväärtust ei eksisteeri? Vot see on täpselt see olukord, mida ma tahtsin vältida, et see on mitte ühene kirjaviis. Ikkagi tahetakse tegelikult ju piirväärtust vaadata, kui X läheneb lõpmatusele või X läheneb miinus lõpmatusele. Argument ei saa minna kahte pidi korraga laiali. Mõistate? Seega, kui keegi niimoodi kirjutab, siis ta peab seletama ise kõigepealt, et mida ta mõtleb selle kirjaviisi all. Kuna mina seda kirjaviisi ei kasuta, siis on väga raske mõelda, mida keegi teine mõtleb selle kirjaviisi all. Nõus? Ma soovitan esimesel võimalusel sellisel juhul, kui selline segadus tekib, minna eraldi piirväärtuste peale ja rääkida ainult eraldi nendest. Siis saab Georg vastuse. Tegelikult ta ei pea vaatama seda protsessi ega ütlema seal, kui need lõpmatusse ja miinuslõpmatusse minekul erinevad piirväärtused tulevad, et selles protsessis piirväärtust ei eksisteeri. Ma igaks juhuks, Georg, nojah, hea küll, ma ei ütle selle kohta midagi. Jah. Ta natukene, Georg, on selline asi, nagu me vaatasime, mis on nagu haine, et haines tuleb ka võib-olla nagu mitu piirväärtust. Aga haines alati vaadatakse ühte argumenti, mitte nagu mitut. Okei, ei taha segadust ajada rohkem. Vaadake rahulikult veel oma praktikumi ülesandeid, jah. Enne Tambetit Merli küsis ka ühe küsimuse. Äkki ma ei pannud tähele. Ma kohe vaatan.
kuidas 15. praktikumi 4. ülesandes, aga seda ma vastasin juba. See eksami korraldusest. Oi, kas saaksite eksami korraldusest ka veidi rääkida? Ma viimases loengus püüdsin seda natukene rääkida, et inimene saab enda konkreetse eksami aja, eksamile sissetuleku aja sellel eksami päeval. Kõik ei tule korraga. Ja tema eksami ajaks peab planeerima 2 tundi. Kui ta tuleb sisse, siis ta 1,5 tundi valmistab ette oma eksami vastamist ja 0,5 tundi vastab. Ja selle eksami pileti, mis ta saab, see ei ole muud kui, et seal on võib-olla 2, mõned mõisted, definitsioonid tuleb siis esitada, mõned teoreemid tuleb sõnastada ja kõige suurema mahu sellest hindest annavad tegelikult võimalikud tõestused seal. Võib-olla on seal ainult 2 tõestust, võib-olla on vähem, võib-olla on rohkem. Ja selles eksamipunktis. Ja need nüüd inimeste vahel vahetuvad, et seal on definitsioonide osa, siis sõnastamiste osa ja tõestamiste osa, need 3 plokki vahetuvad. Ja siis selle 1,5 tundi eksami ettevalmistuse ajal saab ta kasutada materjale, enda kaasa toodud materjale, ütleme esireas, eraldi sealt oma töö tagant ära tulles, kuni 5 minutit. Ma seda konsulteerisin, et kas on 5 minutit või on 10 minutit. Ma kahtlen selles, et kas anda natukene juurde seal. 5 minutiga tavaliselt ei jõua midagi üle vaadata, aga ma praegu ei suuda otsustada, et kas on 5 minutit või 10 minutit. Ma vaatan nende eksami punktide pealt täpsemalt. Aga seda ainult ühel korral tohib kasutada. Ja siis ta püüab võib-olla mõistlikult ka endale need asjad üles kirjutada, mitte et mina vaataks seda kirjutust, aga kui teda aitab see, et tal see kirjutus on olemas, kui ta vastama hakkab, siis seda võib kasutada. Ta võib isegi seda niimoodi lugeda koos minuga, et veab seda pliiatsit seal all, eks ole. See on umbes see sama jutt, mis ma loengus rääkisin viimases loengus, kui sellest on abi. Herli, kas saite vastuse enam-vähem? Jah, suur aitäh. Okei. Kas eksamipiletite näidiseid ka näha saab kuskil või kas need on üldse? Ma arvan, et mul jäävad nad võib-olla ainult arvutisse, et genereerida automaatselt neid, aga ma ütlen, et eksamipileti näidis ma võib-olla suudan tekitada, aga see ei anna teile suurt midagi. Ma ütlesin teile sama juttu, et praegu on, ütleme, 2 definitsiooni, 2 sõnastamist ja ütleme 2 tõestamise osa. Umbes niimoodi keskmiselt need piletid on. Ja kõik see tuleb loengumaterjalist ainult loengumaterjalist. Loengumaterjalis seal on neid tõestusi topelt mõne koha peal ja paar sellist rängemat tõestust, ainult paar, ma võtan täiesti välja. Sellega ma praegu tegelen. Sellele ma tõmban nagu suure joone kõrvale sinna, et seda siis ei ole vaja tingimata teada. Nii et teie asi on lihtsalt, ja näited võite ka praegu nii-öelda lugedes välja jätta, neid ei ole tingimata vaja, aga kui on mingi täpsustav küsimus mult, et siis äkki oleks hea nende näidete varal võib-olla õppida paremini. Et tasuks need näited ka läbi ikkagi teha. Nii et tegelikult see 80+ või mis meil oli 70+ lehekülge, mitte isegi 80, et see ka läheb natukene väiksemaks nii näidete arvelt, jooniste arvelt kui ka siis nende topelttõestuste arvelt. Et keskenduge sellele. Ma ei usu lihtsalt, et see eksamipileti näidis väga aitab teid praegu. Sellega ma saan võib-olla 2 päeva jooksul sinna, näited ei tule üldse sinna eksamile. Näited võite kõik välja jätta. Näited on selleks, et näidata, kuidas see konkreetne tulemus käitub või kuidas seda kasutatakse. Nõus? Konkreetses olukorras.
tõestused, kui on topelt, sealt võib alati ühe enda suva järgi välja jätta, õpite, millist tõestust tahate. Aga ma arvan, et ma jätan ära 2 suuremat tõestust. Taylori valemi tõestuse ja L'Hôpitali reegli tõestuse. Nii et teised võib-olla ma jätan. Et praegu ma usun, et niimoodi umbes see välja näeb. Küsimus oli, et kuna saab teada. Praegu tuleks arvestada, et kõik tuleb sisse, mis ma siin välja ei jätnud praegu ise. Seal ei ole üleliigset ega väga raskeid tõestusi teisi. Kui on seal loengu konspektis 2 erinevat tõestust, siis ma võin ise, seda ma teen ka, et tõmban ühele nendest tõestustest sinna joone, aga inimene, kes õpib, talle võib-olla meeldis ja jäi hoopis meelde see teine tõestus, nii et sellega ma võin kellelegi kurja teha, kui ma lihtsalt huupi mõlemad tõestused ise oma suva järgi lahterdan. Kui oli sellest abi? Annabel küsis seda. Seal, kui te vaatate, selles loengu konspektis oli midagi ka vist tärniga, kui ma õigesti mäletan. Tärniga teema on fakultatiivne nii või naa ja seal oli ka märgitud mõned kohad, mis olid fakultatiivsed eraldi. Fakultatiivne on ka vabatahtlik, seda ei pea õppima hinde jaoks. Nii et see aitab ka jällegi kompaktsemaks suruda. Aga kui te loete seda algusest peale päris mitu korda mõttega, siis kui te loete seda konspekti mõttega, siis tajuge seda, et kus teil jääb nagu mingi mõttelünk, millest aru ei saa. Fikseerige see ära, märkige ära kuhugi ja minge edasi, et te ei pea jääma kinni sinna. Need mõtted tihti korduvad ja siis, kui te kordate seda teise koha peal, äkki siis aitab. Aga need keerukad kohad, kus te nüüd aru ei saa, need tasub enda jaoks lihtsalt ära märkida. Siis on hea küsida, et mis värk sellega on. Et märkige alati ära. Ja siis teinekord püüdke veel kord mõttega lugeda niimoodi, et te saate kõigest aru, aga see ise genereerimine, selle tõestuse genereerimine, see ei ole päris see, et ma olen aru saanud sellest tõestusest, et te püüdke seda ise ka genereerida, et pange see oma loetud tõestus täiesti kinni ja genereerige see ise paberi peale, ilma vaatamata. Siis te hakkate aru saama, et mis miski kuskil töötab täpselt. Ja siis muutub see asi loogiliseks ja loomulikuks võib-olla. Niimoodi on parem õppida. Siis ei lähe väga hulluks. Õppimine on alati erinev inimestel. Õnneks on siin väga palju ikkagi koolist teada materjali. Okei, lähme edasi. Äkki oli kellegi veel küsimusi? Millistes olukordades peaks kumbagi tuletise definitsiooni? Öelge mulle, mis need erinevad definitsioonid on, ma ei saanud aru praegu. Definitsioon on ainult üks. Meil on nagu 2 valemit antud selleks. Ma lähen loengu konspekti igaks juhuks. 12. nädal. Ma kohe vaatan, jah. Mis 12. nädal? Tähendab, miks teie õpite ikkagi loengu materjalist, ma ei tea, mis seal praksi lehele panna. Et loengus on ju definitsioon antud. Praktikumis tuletatakse see loengu definitsioon meelde. Kas see aitab teid praegu? Ma võin selle praktikumi asja ka lahti võtta, aga ma ei kujuta ette, miks seal siis peaks olema 2 definitsiooni. Andke mulle veel kord see praktikumi number. 12. 12. Ma kohe võtan selle siis lahti siia. Äkki on kõik nii nagu peab.
Mul on siin juba see ees. Kas ma jagan seda õiget ekraani teiega praegu, seda praktikumi ja ma panen layouti paremaks? Te võite kasutada kumba te tahate, aga ma ühe märkuse teen. Siin on funktsiooni tuletise mõiste, eks ole, kui ma õigesti aru saan. On ju? Jah. Kui algselt on meil funktsiooni f, me vaatame funktsiooni f, eks ole, ja tema argument on x, siis ma püüdsin säilitada meelega seda, et meil on funktsioon ja tema argument muutub, x muutub. Kui me niimoodi kirjutame, siis ma loengus ütlesin selle kohta, et see on natukene selline ebamugav ja harjumatu asi, et me tegelikult ei vaata enam f-i. Hash ei ole enam funktsiooni f argument, nõus? Vaid tema on argumendi muut ehk hash ei ole enam funktsiooni f muutuja. Nõus. Aga need kaks piirväärtusena on, kui vaadata lihtsalt puhtalt piirväärtusena, on samad, aga me ei näe selles teisel juhul enam seda hashi funktsiooni f argumendina. Ehk terve see funktsioon ise, mis seal on, see jagatis, seal on lihtsalt hashi funktsioon. Nõus. Siin on nad samaväärsed. Kui kirjutada üles need epsilon delta keeles ühe või teise, kui esimese piirväärtus on midagi, kas lõplik või lõpmatu, siis teise oma on. Ja kui teise oma on midagi lõplik või lõpmatu, siis sama väärtuse saate esimesest. Nõus. Oli sellest abi teile? Ma ise eelistan kasutada alati seda esimest, et mul on teadaolev funktsioon f ja tema argument x muutub. Aga piirväärtusena on nad samad. Oli sellest abi? No tuletis tavaliselt ei tule ju nagu lõpmatus, et ma mõtlen, mis olukorras siis saab ei, olla. No tuletis võib olla lõpmatus või miinuslõpmatus ka või tuletist ei pruugi üldse olla ehk seda piirväärtust. See on nagu funktsiooni piirväärtus võib olla lõpmatus või miinuslõpmatus või üldse mitte olla. Nii on sama siin. Ja. Selge. Ma siin, kuna ma olen siin nimetanud seda funktsiooni f tuletiseks, kui siin on see piirväärtus olemas, aga piirväärtus ise võib ju olla lõplik või lõpmatu. Olete nõus? Jah. See jagatis, see funktsioon, mida seal vaadatakse, üldse see piirväärtuse funktsioon, see on nii-öelda selle sirge tõus, mis läheb läbi, üks punkt on kahe koordinaadiga a-f-a ja teine on x-f-x, nõus. Või siis teisel juhul on ta sama, et on a ja f-a ja siis on a pluss hash ja f-a pluss hash, see punktipaar, millest ta läbi läheb, see jagatis. Nõus. See on selle sirge tõus ja see sirge tõus võib minna püsti täiesti püsti, aga nüüd sõltub, et kumba pidi ta püsti läheb, kas ta tuleb pluss või miinuslõpmatus. Nõus. Kujutage ette, et teie funktsioon on nagu pool ring täpselt üleval. Ja? Siis see tuletis seal otspunktides on lõpmatus või miinuslõpmatus, sõltub sellest otspunktist. Võite vaadata ka ringijoone seda alumist poolt funktsioonina. Ja? Ülemist poolt või alumist poolt ainult. Ja seal otspunktides tuleb lõpmatu piirväärtus. See tegelikult tähendab, et see puutuja läheb nagu püsti. Okei, saite vastus äkki? Selle definitsiooniga ei ole kuidagi välistatud see, et kas on lõpmatus või miinuslõpmatus väljas. Ei ole väljas. On veel küsimusi? Chatis ei ole praegu küsimusi.
Vaadake jällegi rahulikult praktikumi ülesandeid või kuhu te tahate vaadata. See valmistute ju kontrolltööks, see on praktikumi ülesannete peale. Küsimusi tahaks. Kas said küsimused otsa või? Ma natuke istun veel. Tahaks vaadata 14. praktikumi teine ülesanne ja siis 3. alaülesanne. Okei, ma kompileerin selle endale siia siis. Funktsioonide miinimum ja maksimum. 14 praktikum. Nii. Siin on ta mul olemas. Mis see ülesanne oli? Päev otsa artiklit kirjutanud läbi, juba hakkab ma mõte kuhugi minema. Oota, mis see oli, vabandust, ma segasin. Teine ülesanne ja siis 3. alaülesanne. Okei, mis sellega on? Lihtsalt kuidas teha. Okei. Roman olite teie, jah? Jah. Okei. See funktsioon, kas te tajute, kas see on pidev, kas see on olemas igal pool? Vaadake, E-astmes X ei ole ju kunagi 0, eks ole. Et see funktsioon on määratud igal pool, see funktsioon on igal pool, kus iganes ta oleks määratud, seal oleks ta pidev. Seega ta on ka lõigus pidev, mis iganes lõik seal ette anta reaalarvude lõik, aga reaalarvude lõigus pidev funktsioon saavutab oma ekstremaalsed väärtused, seega siin on olemas miinimum ja maksimum alati. Aga lõigus pideva funktsiooni puhul me leiame selle nii, et see võib olla seal selle lõigu mingis keskpunktis või vahepeal seal vahemikus õigemini, jah, või lõigu otspunktides. Ja nüüd me hakkamegi mõtlema, kas see võib olla seal seespool või mõnes lõigu otspunktis. Ja mida me selleks teeme? Me vaatame seda funktsioonile otsa. No, te tavaliselt võtate ilmselt siit tuletise, et hinnata, kas see funktsioon kasvab või mitte. Kas te niimoodi olete mõelnud seda? Pange äkki see heli sisse, siis ma saan teiega rääkida, et ma saan teada, et mida te olete katsetanud üldse. Nii, väga hea, aitäh. Mis te olete proovinud? Kas te olete tuletist võtnud siit juba vaadanud, mis sealt tuleb? Mitte konkreetselt sellel ülesandel, aga teistel. Aga te kujutate umbes niimoodi ette, et niimoodi võiks vaadata, et kas see funktsioon kasvab, kahaneb, millal võiks ole. Kui ma võtan siit tuletise, mis te mõttes saate siin praegu? Ma pean võtma tuletise, siin ei ole mingit lopitali, on ju, olete nõus? Jah, jagatise tuletis. Okei, jagatise tuletis, ma võin võtta korrutise tuletist ka, sest ma võin võtta, et see on E-astmes miinus X-iga korrutatud. E-astmes miinus X-iga on hästi lihtne niimoodi teha. On ju, siis tuleb 2X korda E-astmes miinus X, on ju, pluss X ruudus korda E-astmes miinus X korda veel siis E-astmes miinus X-i tuletis on E-astmes miinus X korda miinus 1, nõus? Jah. Seega see plussmärk, mis seal enne ma ütlesin, oli üks miinusmärk lihtsalt. Ja. Nii. Ja nüüd E-astmes miinus X on alati positiivne, on ju? On.
selle võib kõige ette võtta, see märki ei mõjuta. Sulgudesse jääb seal 2x miinus x ruudus. jah, mille saab kirjutada omakorda e-astmes miinus x korda siis x korda 2 miinus x, nõus? Millest me näeme, et nullis on mingi imelik koht, on ju, ja punktis 2 on mingi imelik koht, aga kas me selle punktini 2 üldse jõuame? Ei jõua. Võib-olla ei jõua ka. Võib-olla ei jõua. Nõus. Nii, nüüd kui ma vaatan seda x korda 2 miinus x-i, nõus, see on tegelikult parapool, on ju, avaneb allapoole, et on 0 ja 2 on need kohad, 0 kohad tal. Jah. Nii et tegelikult ma saan öelda mida, et ta kuni väärtuseni 1, jah, see funktsioon või vabandust, väärtuseni 0 on see funktsiooni tuletis negatiivne ja väärtusest 2 edasi on ka negatiivne, aga 0 ja 2 vahel on ta positiivne, on ju? Kui ta läheb seal see funktsioon x ruut jagatud e-astmes x-iga. Ma leidsin tuletise praegu. Tuletis on e-astmes miinus x korda 2 miinus x. Nõus? Mul ise endal ei ole seda paberit ees. Okei. Kas te saate võtta või ma jagan seda oma kaamerat, telefoni kaamerat, jagasin praegu. Või noh, mul on see teisel kasutajal. Äkki näete? Ma kohe otsin. Ja, see on natuke tüütu, ma ei... Okei, leidsin. Okei. Siis ma võtsin siit tuletise ja tuletis on selline siin praegu. Jah. Ja see e-astmes miinus x on alati positiivne, sema ei muuda üldse tuletise märki. See osa muudab. Nii et kui ma olen allpool 0 või peale 2, siis see on negatiivne. Ja 0 ja 2 vahel on see tuletis positiivne. Ja. Aga 0 ja 2 vahel seega see funktsioon kasvab, nõus, ja 0-ni siis minnes ta, siin on ta negatiivne, see tuletis, seega ta kahaneb, nõus. Ta 0-ni kahaneb, siis ta kasvab kuni 2-ni ja nüüd tuleb vaadata, et kas see kumb on suurem, kas 2 või ln2. Nõus. Mis teie arvate? Suurem ikka. 2 on suurem kui ln2, nõus, okei. Seega ta tegelikult me peame vaatama -1-st 0-ni. -1-st 0-ni ta kahaneb, 0-st ln2-ni, eks ole. Ja. Ta nüüd kasvab. Umbes nii. Ja seega, seega me võime öelda, et 0-is on see miinimumkoht, nõus. Ehk funktsiooni väärtus kohal 0 on ka 0, seega funktsiooni absoluutne miinimum on kohal 0 ja see on 0 ise. Ja maksimumkoht nüüd tuleb mõelda, et kummas otsas see on. Et kas punktis -1 või ln2, kummast ta suurem on ju? Seda oskate vist ise hinnata. Nii lihtne ta vist oli, eks ole. Siin vist ei olnud raskusi. Okei, tore. Okei, aitäh. Palun. Ma vaatan, äkki on küsimusi tekkinud veel. Chatis ei ole. Tuli, väga pikk. Küsimus. Ernest. Kui on näha funktsiooni f valemist, et fx käitub nagu elementaarfunktsioon, mis mõttes käitub mingil määramispiirkonna vahemikul või poollõigul või vahemikul, jah? Vahemikul. Kas on siis ilmne, ei vaja tõestust, vaid et see fx on selles vahemikus elementaarfunktsiooni, mis pidev antud vahe. Ja vahemiku puhul see töötab, mingi poollõigu puhul, poollõigus on ka see õige,
isegi lõigus, ükskõik millisesse ostade elementaarfunktsiooni ahendate, seal on ta pidev. See käitub nagu elementaarfunktsioon, see on natuke nagu segane. Äkki ma sain juba vastatud teile. Funktsioon, kui on pidev, siis tema ahend on alati pidev ükskõik kuhu. Seega, kui te näete, et see on elementaarfunktsiooni ahend, siis ta on pidev. Küsimus on alati ainult seal, et kui tekivad need ülemineku kohad, seal ülemineku kohas ta ei ole elementaarfunktsioon võib-olla, mõistate, kui on mitu definitsiooni avaldist. Isegi kui see funktsioon on määratud seal selles ühes otspunktis, selle ühe definitsiooni eeskirjaga, siis seal, kuna selles teises otsas ta läheb edasi, võib-olla sealt teiselt poolt seda osa, siis seal tuleb eraldi uurida. Vahemikes ta ei saa teisele definitsioonile üle minna, seega vahemike puhul alati kehtib. Minu eelnev jutt jääb kõik kehtima, et alati, kui me vaatame funktsiooni, mis on ahendatud, elementaarfunktsiooni, mis on ahendatud kuhugi, siis ta on pidev tolles osas. Ainuke, et kui on mitu definitsiooni avaldist ja seal ülemineku kohtade peal tuleb täpsemalt vaadata, sest seal selles lõigus või poollõigu otspunktis see funktsioon on tolle elementaarfunktsiooni ahendina pidev, aga kui ta sealt edasi läheb teise definitsiooniga hoopis, siis seal võib olla hüpe, kus ta ei ole pidev. Oli võib-olla abi. Ernest, ega ei läinud segasemaks, kui ma ütlesin midagi juurde. Okei. Küsige julgesti. Kui küsimused on kuulatud teistele, siis võite vaikselt hakata juba oma tööd tegema ja minema. Ma ootan igaks juhuks veel äkki kellelgi tuleb mingi küsimus. Vaadake rahulikult praegu veel neid ülesande tekstegi kasvõi. Need võrratused näiteks siin mul ekraani peale jäigi praegu ülesanne 3 ja need on ka olulised. Selliseid peate siis oskama ka lahendada. Aga need taanduvad lihtsalt mingi funktsiooni uurimise peale. Tavaliselt koolis ka tehtud selline asi. Jõlu, kus sa oled?
Ei ole küsimusi.